Inimesed arvavad, et kõrged intressimäärad võitlevad inflatsiooni vastu, aeglustades majandust. Vähemalt sellist lugu on teile räägitud, kuid tegelikult see nii ei ole. Varakate beebibuumerite jaoks ei tundu kõrged intressimäärad karistusena. Need toimivad nagu stiimulitšekk, mis suurendab vabalt kasutatavat tulu ja hoiab teenindussektori inflatsiooni kõrgel. Föderaalreserv ei jahutanud majandust. Nad andsid kõige jõukamale põlvkonnale mitme miljardi dollari suuruse iga-aastase ootamatu tulu. Ja sina oled see, kes selle kinni maksab. See ei ole rahapoliitika. See on 78,5 triljoni dollari suurune demograafiline rööv, mis toimub kõigi silme all. Esimene peatükk. 450 miljardi dollari suurune stiimul, mille poolt keegi ei hääletanud. 2021 aastal näitas majandusanalüüsibüroo andmestik, et Ameerika leibkonnad teenisid sularahalt ja võlakirjadelt 1,45 triljonit dollarit intressitulu. 2024 aastaks ulatus see summa 1,9 triljonini. See on 450 miljardi dollari võrra suurem aastane intressitulu. Ja raha laekub iga 12 kuu tagant leibkondade kontodele, kusjuures peaaegu keegi ei pea selleks lillegi liigutama. Forbesi andmetel on keskmise NFL-i meeskonna väärtus 2025 aastal 7,1 miljardit dollarit. Kõigi 32 meeskonna koguväärtus ületas esmakordsed 227 miljardit dollarit. Intressitulu on sellest umbes 2 korda suurem. 1 aasta lisatšekkidega võiks kogu NFL-i otse välja osta ja sul jääks ikkagi pangas üle rohkem kui 200 miljardit dollarit. 450 miljardi dollariline summa on suurem kui selliste riikide nagu Filipiinid või Taani aastane SKT. Ükski sellest rahast ei vajanud kongressi otsust. Mitte midagi sellest ei vajanud hääletust. Föderaalreserv tõstis intressimäärasid ja ülejäänu tegi ära tabel. Ja raha ei jagatud ühtlaselt laiali. Föderaalreservi enda kvartaaliaruanne leibkondade varade kohta näitas, et raha voolas riigikassa väärtpaberitesse, rahaturufondidesse, hoiuse sertifikaatidesse ja lühiajalistesse ettevõtete võlakirjadesse. Üle 60-aastased leibkonnad omavad enamikku neist instrumentidest. Kui föderaalfondide intressimäär ületas 5%, hakkasid need varad tootlust andma, mida polnud nähtud enne 2008 aasta krahi. Ja see on probleem. Föderaalreservi ametlik ülesanne on majandust aeglustada, muutes raha kalliks. Laenamine peaks olema valus, kulutused peaksid vähenema ja hinnad jahenema. See on õppetund, mida iga esimese kursuse majandustudeng õpib. See õppetund kirjeldab majandust, mida enam ei eksisteeri. Noored leibkonnad, kellel on 7% hüpoteeklaenud ja 24% krediitkaardi intressimäärad, said leevendust. Nende vanemad ja vanavanemad, kellel on 1,2 miljonit dollarit riigikassa võlakirjades, said hoopis löögi. Föderaalreserv vajutas korraga mõlemale pedaalile ja mehed, kellel oli raha, võitsid selle tehingu. Teenuste hinnatõus, mida tunned restoranides, kruiisipiletite ja hambaarve peal, pole sugugi langenud. Põhjus on otse numbrites olemas. Sa ei saa turgu jahutada, kui selle suurimad kliendid said just püsiva palgatõusu. Nii et siin on küsimus. Kuidas sai üks vanuserühm nii tugevaks, et murdis rahapoliitika põhireeglid? Vastuse ehitamine võttis 40 aastat aega. Teine peatükk. Keerime tagasi demograafiline kühm. Föderaalreserv avaldab andmekogu nimega jaotatud finantskontod. See jälgib, kuidas Ameerika rikkus on põlvkondade vahel jaotatud ning seda uuendatakse iga 3 kuu tagant. 2026 aasta mai seisuga omavad beebibuumerid, kes on sündinud aastatel 1946 kuni 1964, umbes 78,55 triljonit dollarit netorikkust. See moodustab 51,8% kogu Ameerika majapidamiste varast. Millenialid, kes on riigi suurin täiskasvanute põlvkond, omavad umbes 9%. See on vähem kui 1/5 sellest, mida nende vanemad omavad. Iga talu, tehas, kontor, haigla ja bensiinijaam riigis tootis 2024 aastal 28,3 triljoni dollari väärtuses kaupu ja teenuseid. Beebibuumerite bilanss on peaaegu 3 korda suurem. Üks vanuserühm omab 3 aasta jagu kogu riigi toodangut. Föderaalreserv ei ole kunagi varem sellist koondumist oma andmereas registreerinud, mis ulatub tagasi aastasse 1989. St. Louisi Föderaalreservi teadlased seostasid põhjuse varahindade sügavama muutusega. Nad kasutasid näitajat, mida nimetatakse rikkuse ja SKP suhteks. See võrdleb kõike, mis majapidamistel on, sellega, mida riik aastas toodab. 1980. alguses oli see suhe umbes 3,6. Täna on see 5,5. Ameeriklastele kuuluvate asjade paberiväärtus kasvas palju kiiremini kui riigi tegelik toodang. See muutus tõi kaasa nii võitjaid kui ka kaotajaid ning ajastus otsustas kõik. Üks paar ostis 1985 aastal Bostonis Cape Code'i stiilis maja $80,000 eest. 2020 aastaks oli selle väärtus $600,000.
Keegi, kes ostis Reagani ametisse astumise aastal $10,000 eest S ja P500 indeksi aktsiaid, omas 2024 aastaks üle $400,000. Võrdle seda tarkvarainseneriga, kes astus pärast lõpetamist 2009. aasta tööturule. Selleks ajaks, kui ta suutis endale sissemakse lubada, maksis sama maja 10 korda rohkem kui mediaansissetulek. 40 aasta pikkune varade inflatsioon ei jagune vanuse järgi võrdselt. See koguneb sinna, kus varad juba olemas on. 1985 aastal olid need beebibuumerid. Nad ei planeerinud seda. Nad lihtsalt said jala ukse vahele enne, kui üür tõusis. 2022 aastaks, kui intressimäärad tõusid, oli tulemus näha. Suur rahahunnik seisis kontodel, mis olid loodud tõusvatest tootlustest kasu saama. $79 triljoni hoidmine on üks asi, aga selle muutmine iga-aastaseks sissetulekuks, mille maksab kinni töötav klass, on hoopis teine probleem. Ja just siin muutub see lugu inetuks. 3. peatükk. Vastupidine Robin Hoodi rööv. Majandusteadlastel on selle kõige jaoks viisakas nimi intressitulukanal. See väljend esineb USA Föderaalreservi dokumentides ja Rahvusvaheliste Arvelduste Panga töödokumentides. Mehhanism on lihtne ja kui oled selle valel poolel, on see halastamatu. Kui keskpank tõstab intressimäärasid, juhtub 2 asja korraga. Laenajad maksavad rohkem ja laenuandjad saavad selle raha kätte. Iga lisanduv dollar hüpoteegikuludes kajastub kellegi teise konto väljavõttel lisanduva intressituluna. Raha ei kao kuhugi. See lihtsalt vahetab omanikku. Kes siis laenab ja kes annab laenu? Föderaalreservi rahavoogude aruanne annab sellele vastuse üsna üheselt. Alla 50-aastased leibkonnad kannavad riigis valdavat osa hüpoteeklaenude jäägist, kusjuures ameeriklased vanuses 40–49 omavad suurimat laenusummat, $3,4 triljonit. Enamik õppelaene ja suurimad krediitkaardivõlad on samuti selles vanuserühmas. Nende vanemad ja vanavanemad hoiavad kogu raha rahaturupositsioonides ja lühiajalistes riigi võlakirjades, mis maksavad intressi. Kui Föderaalreserv tõstis intressimäärad peaaegu 0% 2022. aastal 5,5%-ni 2023. aastaks, ei aeglustanud see majandust ühtlaselt. See tõmbas ühe vanuserühma puhul pidurit ja teise puhul vajutas gaasi. Kogukulutuste muutus jäi peaaegu nulli lähedale. Muutus selles, kelle käes rikkus on, oli ajalooline. Föderaalreservi peamine relv inflatsiooni vastu murdis just 70-aastase lubaduse. Kõvasti töötamine ei kindlusta enam tulevikku. 100 miljardid uut riskivaba raha on nüüd eakamate kontodel. Mida teevad selle raha omanikud? Nad kulutavad seda elamustele, mis varem kunagi välja ei müüdud. 4. peatükk. Luksuse paradoks. Royal Caribbean Group teatas 2024 aasta kogu aasta tuluks $16,5 miljardit, puhas kasumulatus $2,9 miljardit ja korrigeeritud kasum aktsia kohta oli 11,80. Tegevjuht Jason Liberty kasutas selle edu selgitamiseks ühte väljendit. Ta nimetas seda tugevaks nõudluse kasvuks. Analüütikud kasutasid kirjeldavamat nimetust. Nemad nimetasid seda hõbe tsunamiks. Carnival Korporatsioon rääkis sama lugu. 2024 majandusaasta tõi rekordilised $20 miljardit tulu ja $1,9 miljardit puhaskasumit. Tegevjuht Josh Weinstein ütles investoritele, et buumi veavad vanemad kliendid. Nad broneerisid kruiisilaevadel premium-kajuteid nädalaid enne reisi hindadega, mis oleksid 2019. aastal tundunud hullumeelsed. Nende tulude taga olevad andmed on järjepidevad. Fodorsi reisiuuringud näitavad sama trendi. Beebibuumerid kulutasid ühe reisi kohta peaaegu 3 korda rohkem kui Z-generatsiooni reisijad. Nemad moodustavad 80% kogu luksusreiside kulutustest Ameerika Ühendriikides. See näitaja tähendab, et 4/5 turust on ühe põlvkonna käes. Royal Caribbean Oasis klassi laev mahutab tippajal umbes 6800 reisijat. Põlvkond buumerite luksusreiside aastane rahaline maht on piisav, et täita 1000 sellist laeva. See tähendab, et iga kajut on igal aastal täielikult broneeritud. See on nagu ujuvate linnade laevastik, mis ulatub Miamist Reykjavikini. Kogu see asi on rahastatud intressitšekkidega, mida Föderaalreserv välja saatis. See kulutamine kajastub otse inflatsiooni andmetes. Majandusanalüüsibüroo jagab tarbijate kulutused kaupade ja teenuste vahel. Hotellid, kruiisid, restoranid, kvaliteetne tervishoid ja reisimine kuuluvad kõik teenuste kategooriasse. Teenuste hinnatõus ei taha kuidagi langeda Föderaalreservi 2% eesmärgini. Nõudlus aina kasvab. Sa ei saa turgu näljutada, kui selle suurimad kliendid said just palgatõusu, mida nad ise välja ei teeninud. Noor leibkond, kellel on 7% hüpoteek, ei saa endale Kariibi mere kruiisi lubada. Samal ajal saab pensionäridest paar, kellel on $1,2 miljonit riigi võlakirjades, käia 4 korda aastas kruiisil. Nemad on need, kes hinna paika panevad. Vaba aja majanduse hinnad reageerivad sellele, kes suudab maksta, mitte sellele, kes varem maksis. See muster kordub kogu turul.
spordibrändi SoulCycle emaettevõte teatab rekordilistest broneeringutest luksuslikele retriitidele ja kõrgetasemelistele treeningkogemustele. Samal ajal on Restoration Hardware avalikult suunanud oma tegevuse vanemate ja jõukamate ostjate poole, sisustades ja uuendades kodusid sularaha eest. Concierge-meditsiini võrgustikel nagu One Medical ja MD-VIP on uute patsientide jaoks ootenimekirjad. Ükski neist ettevõtetest ei hooli föderaalse intressimäära tasemest, sest nende klientidel pole ostmiseks laenu vaja. Ja, kulutamislaine ei piirdu ainult puhkuste ja õhtusöögi broneeringutega. Sama rahavool hävitab vaikselt eluasemeturgu kõigi alla 40-aastaste jaoks. 5. peatükk. Sularahaostjate kartell. Riikliku kinnisvaramaaklerite assotsiatsiooni andmetel ostis 2024 aastal 31% korduvatest koduostjatest oma kodu täielikult sularahas. Üleriigilisel tasandil jälgis sama muutust ka Atom Data Solutions. Kõik sularahas tehtud tehingud moodustasid 2025 aasta esimesel poolel 32,8% kõigist kodutehingutest. See tähendab, et peaaegu iga kolmas Ameerika koduostja tegutseb turul, kus hüpoteeklaenu intressimäärad ei oma mingit tähtsust. Mõnes piirkonnas muutuvad need arvud lausa ebareaalseks. West Palm Beachis Floridas tehti 2025 aastal 49% kõigist kodumüükidest sularahas. Miamis oli see näitaja kokku 43%, kuid üle $1 miljoni maksvate kodude segmendis tõusis see üle 65% Naplesis, Floridas, näitavad kohaliku maakleri andmed ja Redfini jälgimine, et 2024 aastal tehti umbes 60% kõigist ühepere-elamute tehingutest sularahas. Mediaan müügihind ületas 800 000. Laenust sõltuvad ostjad Naplesis on inimesed, kes tegelikult elavad ja töötavad seal aastaringselt. Nad on nüüd kõrvale tõrjutud pensionäride poolt, kes lendavad kohale New Yorgist ja Illinoisist. Tšekid juba valmis kirjutatud. Sularaha võidab kõigis aspektides, mis müüjale olulised on. See pakub kiirust, kindlust ja puhtat tehingut ilma pangata, mis venitaks laenuprotsessi. Jagunenud turg tähendab 2 ostjate gruppi, 2 hinnastruktuuri ja 2 väga erinevat tulemust. Kõrged intressimäärad karistavad ainult laenuvõtjaid. 55-aastased ja vanemad inimesed on suures osas intressikeskkonnast väljas. Nad ei finantseeri oste samamoodi ning neil on sageli varad, mis saavad kõrgematest tootustest kasu. Föderaalreservi poliitika ei tee neile kahju, vaid maksab neile. Sa ei teeni kunagi piisavalt, et sularahaostjaga võistelda. Samuti ei saa sa endale lubada intressimäärasid, mida sinu vastu kasutatakse. Nii et järgmine küsimus ei puuduta enam strateegiat. Küsimus on selles, kas pärast 1985. aastat sündinutel on üldse veel võimalik omanikuks saada. 6. peatükk. Põhjus. Tööjõu surm. USA rikkuse ja SKP suhe on Ameerika majanduses kõige olulisem number, millest peaaegu keegi ei räägi. 1985 aastal oli see umbes 3,6. 2024 aastaks oli see Föderaalreservi andmetel lähemal 5,5. Alumiine number, see mida inimesed teenivad töötades, kasvas stabiilselt nagu alati, aga ülemine number, see mida inimesed juba omavad, hakkas kiiresti eest ära minema. See lõhe ei kasvanud sellepärast, et inimesed töötasid rohkem. See kasvas, sest omand toodab liitkasvu. Majandus ei premeeri enam ainult pingutust, see premeerib varajast alustamist. Vaata USA majandusanalüüsi büroo sissetuleku andmeid. Seal jälgitakse midagi, mida nimetatakse tööjõu osakaaluks rahvatulus. Põhimõtteliselt näitab see, kui palju igast majanduses teenitud dollarist läheb palkadeks. 1980. alguses oli see number umbes 64%. Täna on see näitaja umbes 56% juures. See vahe ei kadunud lihtsalt ära, vaid liikus palkadest varatulu poole. Iga protsendipunkt, mis liikus palkadest kapitali, tähendab 100 miljardeid aastas. Tulu voolab nendele, kes juba kontrollivad seda varade hunnikut, mitte neile, kes loovad uut väärtust. Ameerika pole veel päris jõudnud 19. sajandi Briti feodaalsüsteemi äärmusteni, kuid rikkuse ja SKT suhe näitab täpselt sinna suunda. Kui töö kui rikkuse kogumise viis on surnud, jääb alla 40-aastastele inimestele ainult üks tee. 7. peatükk. Päranduse lõks. Lending Tree and Metal sai 78% 18-29-aastastest Z-põlvkonna koduomanikest sissemakse tegemiseks abi perelt. 33% neist ütles otse välja, et nad poleks ilma selle abita kodu ostnud. Palju tsiteeritud 84 triljoni dollari suurune suur rikkuse ülekandumine on päris. See toimub praegu. Cerulli Associates prognoosib, et raha liigub järgmise 2 aastakümne jooksul vanematelt noorematele põlvkondadele. Aga see ülekandumine on tingimuslik. See käib läbi vanemate rahakoti. Inimesed, kellel seda panka pole, tõrjutakse omandühiskonnast välja.
Redfini 2024 aasta ostjate uuringu kohaselt sai 36% kõigist Z-generatsiooni ja milleniaalidest ostjatest tehingu lõpetamiseks perekonnalt rahalise kingituse. 16% kasutas päranduseks saadud raha. Keskmine kingituse suurus oli üle $50,000. Kõrgete elamiskuludega suurlinnades nagu Boston ja Seattle ületavad kingituste summad sageli $150,000. Tekib püsiv võitjate ja kaotajate klass. See põhineb täielikult sünnipäral. Ilma perekonna abita ostjad ei osta mitte ainult aeglasemalt, nad langevad omandiredelilt täielikult välja. Nad muutuvad eluaegseteks üürnikeks, kes maksavad oma üürimaksetega kingitusi saanud inimeste laene. Missugune ühiskond asendab töö ootamisega? Majandus, kus vanemamatuse ajastus on olulisem kui sinu igapäevatöö. Vastus on see, mis meil juba olemas on. Enamik inimesi alles hakkab sellest aru saama. 8. peatükk. Aruandlus. Demograafiline sein. Rahvaloendusbüroo prognoosib USA rahvastiku muutusi 20 aastat ette ja nad on olnud järjekindlalt täpsed. See näitab, et põlvkond, kes sündis aastatel 1946–1964, vananeb kindla ajakava järgi. Siin pole mingit ebamäärasust, vaid lihtsalt teadaolev kõver, mis liigub edasi. Aktuaaritabelid arvestavad juba ette, millal see jõukus hakkab lahti rulluma, mitte teooriana, vaid ajastusena. Föderaalreserv on juba koostanud mudeleid selle kohta, kuidas see muutus aja jooksul jõukuse jaotust mõjutab. See pole midagi, mida peaks tõlgendama või mille üle spekuleerima. See on juba kindlalt paigas. Maksureform ei suuda $79 triljonit piisavalt kiiresti liigutada, et aidata kedagi, kes on praegu alla 40-aastane. Intressimäärade viimine nulli tooks lihtsalt tagasi nende varade väärtused, mis selle lõhe algselt põhjustasid. Valimisenamused, isegi kui neid oleks võimalik kokku panna, ei suuda tühistada 40 aastat kestnud varade koondumist. Ja põlvkond, kes praegusest süsteemist kasu saab, käib valimas palju aktiivsemalt kui keegi teine. On ainult üks väljapääs ja see on matus. Selles raportis kirjeldatud varade kuhjumine lõpeb siis, kui nende omanikud lahkuvad. Seejärel otsustab 7. peatükis käsitletud pärand, millised järeltulijad võtmed saavad. Ühtegi teist väljalülitamise võimalust ei ole. Ainult aeg ja surm suudavad seda tsüklit peatada. Varamaks, kui kongress selle kunagi vastu võtaks, tooks kaasa põhiseaduslikud vaidlused, mis kestaksid aastakümneid. Pärandimaks juba eksisteerib, kuid 2025 aastal on selle läbi üle $13 miljonit inimese kohta. Enamik beebibuumerite pärandaid jääb selle piirmäära alla ja läheb maksuvabalt edasi. Washingtoni käsutuses olevad fiskaalhoovad on $79 triljoni suuruse probleemi jaoks liiga väikesed. Tõhusad vahendid, mis võiksid olukorda muuta, nõuavad poliitilist koalitsiooni, mida ei ole olemas ega saa tekkida. Ükski korporatsioon ei varastanud Ameerika unistust. Ükski välisriik ei haaranud seda endale. Põlvkond, kes leiutas sõjajärgse unistuse versiooni, ostis selle sularahas välja. Nad ostsid maju 2 aasta palga eest 1972 aastal. Seejärel vaatasid nad, kuidas need majad muutusid pensionikontodeks, mis on väärt noore inimese 15 aasta palka. Ja nüüd koguvad nad intressi sellelt rahalt, millega see rööv rahastati. Süsteem töötab, lihtsalt mitte nii, nagu inimesed arvavad. See järgib selle aluseks olevaid demograafilisi mustreid. Inflatsiooni kontroll Föderaalreservis ei ole katki. See toimib majanduses, kus erinevad vanuserühmad reageerivad intressimäärade muutustele täiesti erinevalt. Sama poliitika, erinevad mõjud. Ka eluasemeturg ei ole katki. Seda kujundab ümber see, kellel juba on varad, võrreldes nendega, kes peavad alles laenu võtma, et turule siseneda. Ja aja jooksul muutub see erinevus järjest tugevamaks ning toimib omamoodi sorteerimismehhanismina. Mitte poliitika kujundamise tõttu, vaid sünniaasta põhjal. Tulemused ei näe tegelikult välja nagu kriis. See näeb välja nagu süsteem, mis teeb täpselt seda, milleks ta loodud on. See ei lõpe kõik korraga. See lihtsalt kulgeb aeglaselt, kui üks põlvkond aja jooksul süsteemist lahkub. Seni liigub rikkus samamoodi edasi nagu seni, rohkem asjade omamisest kui nende nimel töötamisest. Pingutus ei kao kuhugi. See lihtsalt lakkab olemast peamine viis, kuidas raha liigub. Sul ei ole tegelikult võimalust sellest loobuda. Sa lihtsalt satud sinna, kuhu oled sündinud. Kui beebibuumerid süsteemist lahkuvad, muutuvad asjad. Rikkus, eluasemed ja tarbimisharjumused ei kao lihtsalt ära. Uuri välja tõeline lugu sellest, mis juhtub pärast beebibuumerite põlvkonna lahkumist. Või vaata hoopis seda,